hakkame kohe Toivo Värbuga rääkima elust, olust ja võib-olla ka sellest, kuidas olla tänases päevas üldse mees, sest ta on mu esimene meeskülaline ja kui keeruline on leida enda identiteeti, kui maailm ütleb, kuidas on õige või vale või mis sa siis ise tead noore inimesena, kuidas teha või mitte teha. Millest me kindlasti veel räägime, on armastusest ja uhkusest. Nii et tule minuga teele. Tere tulemast teile kõigile taas. Lilian Saage podcast alustab. Mul on nii hea meel juba tervitada neid, kes on juba mitu episoodi kaasas olnud ja ka täitsa seda inimest, kes sa esimest korda näed või kuulad. Ma loodan, et sul saab olema põnev. Mina olen elevil, sest täna on see hetk, kus on külas meil esimene mees, Toivo Värbu. Ja koos Toivoga on oluline luua siin ruum, kus me räägime teemadel, mis on julged, ausad, võib-olla ka teemad, mida väga sageli ei käsitleta või siis me ei saa sageli kutset, et keegi oleks huvitatud, et me temaga koos vestleksime ja avaksime. Nii et ma olen põnevil, mil moel me Toivo koos sinuga seda teemat lahti mõtestame. Ja Toivo, kui ma mõtlen su peale, siis sa oled ettevõtja, improteatri eestvedaja, koolitaja, mees. Mis sa veel enda kohta ütled? Sa tundud mulle nii põnev, mitmekülgne ja väga laia haardega. Mida võiks veel kuulajad, vaataja teada sinust? Jaa, ma ütleks, et eeskätt ma olen indiviid, kes on pideval eneseotsingul. Et ma kunagi ei ole soovinud ega plaaninud ega tahtnud ettevõtjaks saada, aga kuidagi elu on pakkunud võimalusi ja minu asi on olnud siis neid märgata ja nagu me teame ka, iga valik ei ole alati hea, aga halb valik on see-eest palju rohkem õpetlikum kui hea valik, mis kergelt kulgeb. Et kuidagi see elutee ja vajadus on mind viinud tänasesse. Jäin kohe mõtlema selle peale, et kõik valikud ei ole head. Ja nüüd mõni võib-olla mõtleb selle peale, et umbes, et mis valikutest ta räägib. Too üks näide, kus sa ütled, et see ei ole olnud hea valik, aga kui ma vaatan tänast päeva, siis see oli oluline valik, sest ilma selle valikuta ma ei oleks täna istunud siin diivani peal. Absoluutselt ja mul see on alati siuke nagu tagasivaatav protsess, kus sa annad nagu hinnanguid oma valikutele, sest kui me näeks tulevikku, siis me võib-olla oleks paremad oma elulistes valikutes ka. Aga mis ma võib-olla silmas pean on see, et kuigi võib-olla üks valik või võimalus, mida sa elus kasutad, sinna sisse sukeldudes võib-olla ei tundu nagu õigesti tehtud käik. See tegelikult võib avada ukse kohtadesse, kuhu sa isegi plaanid minna. Et võib-olla ma toon siis siukse karjääri elutee näite, et tahtsin kunagi hästi palju reisida, aga raha ei olnud selle jaoks. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma lähen nüüd pesulasse tööle, töötan 10 aastat ja siis hakkan reisima. Ja siis ma ise arvasin, et ma olen kavalam, et ma lähen tööle, kus töö ülesannetesse on kirjutatud sisse, et reisi palju. Et ongi siuke rahvusvaheline töö. Ja siis ma panin ennast kirja Kariibi sinna ocean linerite peale, kruiisilaevade peale, et siis makstakse ka selle eest, et kuu aega siis lustid ja siis sõidad ringi. Aga sinna mind ei võetud, siis Lennuakadeemia otsis endale uusi tudengeid, andsin ennast ülesse ka läbi juhuse. Mäletan seda hommikut, sõin vanaemaga köögis putru, Kuku raadiost tuli teade, et andke avaldused sisse, ma isegi ei teadnud, et Eesti Lennuakadeemia on. Ja siis ma mõtlesin, et miks mitte, lükkasin paberid teele ja mingi hetk tuli sisuliselt kõne pärast katseid, et millal siis tuled. Ja minu ambitsioon oli siis piloodiks saada, et tahaks ju ikka ise lennata. Aga millest ma hiljem aru sain, oli see, et tegelikult ega see piloodi töö on küll prestiižne,
aga ega ta ei ole ka lillepidu. Et sarnaselt sellega, et kas sul on oma sõiduauto ja sa lähed sõidad Kärdlasse nädalavahetust nautima või sa oled CB liinibussi juht Tallinn-Tartu vahel. Pärast lähed ikka oma autoga, lähed Kärdlasse aega veetma. Ja õnneks või kahjuks pilooti minust ei tulnud, tuli hoopis side- ja navigatsioonisüsteemide käitaja, sest tänu sellele, et ma sinna läksin, mulle tutvustati seda maailma ja neid võimalusi, mis sellega kaasnevad. Ja ma leidsin ennast kohast, kui ma Tartusse koolides teadlikult ei läinud. Et ma ei lasknud nagu pead nurgu ka, ma oleks võinud võtta paberid välja ja minna ikka pesulasse tööle, aga ma pigem olin uudishimulik, et aga mis sealt edasi tuleb? Ja kui ma mõtlen, kuulan su lugu ja mõtlen, et issa mul kohe kangastub enda alustav karjäär, kui ma olin Baltikumi tasandil, tegin tööd juhina ja siis sai ka reisida oma jagu. Ja ma mäletan, kuidas ma kuulsin õhkamist enda suuna, küll sul on põnev elu, mõtle reisid nii palju ja nii tore on, näed nii palju erinevaid kohti. Ja siis ma mõtlesin, ja lennujaama näen, koosolekuruumi näen, kui hästi läheb, saan isegi ühes heas restoranis õhtul süüa. Ja siis näen jälle lennujaama, et nii põnev on. Et see on ju väga teistmoodi, et me romantiseerime ära mingisugused eluolud, et kui keegi ütleb, et oi kui tore, et sul on töö, mis võimaldab palju reisida, aga see reisimine tõesti olla piloodina lennukis, siis see ei tähenda ju reisimist meie kõigi arusaamist mööda. Täpselt, et need illusioonid on nagu lihtsustatud tõde, et ma alati meenutan endale neid reise, kui sa vaatad pilte, vaatad, siuke scenery, siuksed mäed. Aga nüüd, kui mõtled detailselt ennast sinna koha peale, sa oled rasuhigis, sul on kott jalg valutab, jõuad sinna hotelli, vaade on ilus küll, aga enesetunne nii ilus ei ole, ja kuidagi ajapikku see kustub ära ja jääb see kus oli vaade ja mälestus, et kuidagi et minu jaoks see kehtib nagu tuleviku suunas ka, et kui sa lood illusiooni mingist tööst või mingist kohast, kus sa tahad olla, siis ei suuda nagu läbi kalkuleerida ka sellega kaasnevaid siukseid väikseid tüütusi, mis on ebamugavusi. Just. Et nii sageli on ju ka see, et inimene, kes tahab olla selles illusioonis, ei ole nõus taluma seda ebamugavust, et ma ei tea, mina sageli elus mõtlen ka, et need valikud, ma ei tea ühtegi, mis on õige või vale valik. Täna ikkagi meeldib mulle mõelda nii, et me siin sinuga istume diivanite peal tänu oma kõikidele valikutele oma elus. Just. Nii headele, halbadele, me võime tagasi vaadata ja öelda, kurjam küll ma oleks tahtnud teha teisiti. Aga justmelt tänu sellele valikule ma olen see, kes ma täna olen. Tänu sellele valikule istud sina täna minuga siin ja me saame arutada teemadel, mis on tähtsad. Et siin ei ole olemas minu meelest nagu õigeid pöördeid või valesid pöördeid. Just, ma näen, et kui sul on nagu suund või siht on olemas, et siis see on see käivitav jõud, et see paneb su liikuma ja see avab su mitte kõikidele valikutele, aga nendele valikutele, mis aitavad sind sel teel. Et ma mäletan keskkooli lõpus ma olin väga suurtes raskustes endaga, sest tundus, et nagu kõik teavad, mida nad tahavad teha oma eludes. Aga mul oli 2 põlveoperatsiooni, mu sportlase karjäär oli kriipsutatud, kool sai läbi, mingit suurt plaani või tugevat tunnet ei olnud ka. Ja see viis kuidagi mentaalselt nii raskesse kohta, sest sa olid koolis 12 aastaga ehitanud üles endale seal võrgustikud ja huvid ja kõik nagu tiirles ümber selle ja nüüd kuidagi aeg võttis selle ära, sest sinu aeg on nüüd minna mujale. Ja siis ma olin ikka, jah, see oli mu esimene elu siuke eluraskus, nagu tõeline. Kriis, jah. Kui... kes ma siis olen. Ja. Et koolis ma nagu teadsin, kes ma olen, aga kui kool ära võeti. Mis sa arvad, kui sa ütled ka, et mul oli siuke esimene identiteedikriis pärast kooli lõppu? Oled sa sellest kellegagi rääkinud, kui omane see on mõnele veel? On sul tulnud üldse ette täna täiskasvanud mehena, ma ei julge kohe küsida, vana sa oled, aga ei pea ütlema, aga mulle tundub, et sellest koolist on juba möödas mõned aastad. Ja, ma sündisin 85. aastal
et nõks enne Eesti taasiseseisvumist. Et ma endale ikka, ma olen üsna positiivse mõttelaadiga inimene, sest ka see on, ma näen mingil määral nagu võimalik teha teadlikuks valikuks. Et sa võid kõiges näha halba, sa võid kõiges näha head, et siuke ratsionaalne optimist. Et see on mind eludel saatnud, aga see ei tähenda seda, et ma raskustega pihta ei saaks, et ma tunnen ju maailma ikkagi samamoodi. Aga jah, et teised inimesed, mõnel on ja mõnel tulevad need alles siis, kui sul midagi ära võetakse, et kellel on nagu juba plaan selge, et nüüd tuleb esimene töökoht ja leitakse juba kaaslane ja elu nagu veereb kuhugi rööpasse ja kui siis tuleb seal fundamentaalne tagasilöök su enda ettekujutuses, mis see elu võiks või peaks olema, siis on see kriis tulema, et see nagu ei küsi vanust, aga võib-olla ta on sisse kirjutatud, kui fundamentaalselt on muutused sinu elus või mulle vähemalt tundub nii. Ja ma saan sinuga täitsa nõustuda ja ma mõtlen peast läbi lastes, et meil ju tegelikult on hästi lihtne kuuluda, kui me oleme koolis. Kuulume klassi, ma ei tea, mina tegin noorena sporti, mängisin korvpalli, ma olin ikkagi oma korvpallimeeskonnas, siis ma olin naiskonnas, et ma kogu aeg kuulun kuhugi gruppi ja sinna kuulumine ja sealt sõpru leida on ju lihtne. Et seal justkui need sõbrad ongi, sest me teeme sama asja, me oleme samas arenguetapis, me käime samas koolis, me näeme teineteist, me ei pea tegema palju, et need sõbrad oleks meil kättesaadavad. Ja me isegi võib-olla ei vaidlusta, et kui tase, vanasti öeldi, et see on minu parim sõber, aga et me võib-olla ei arutagi, et kes on need parim sõbrad, või need sõbrad on kogu olemas. Just. Ja siis, kui me lõpetame siis selle koolis käimise, mina mäletan ka, et kui mina kohe ei läinud ülikooli, Tartu ülikooli. Ma mäletan, et minu head sõbrad läksid Tartu ülikooli. Siis oli nii tohutu identiteedikriis, kus ma mõtlesin, et kas see ongi minu elu nüüd. Et ma käin tööl, ma olen juba paari suhtes, aga nemad käivad ülikoolis, nemad elavad oma korbielu, nemad elavad oma ülikooli elu, mina ei saanud sisse. Et kas see ongi, kuidas ma nüüd siit jätkan, kuidas sõprust hoida, kui nemad on hoopis teises kohas, nemad kuuluvad juba teise gruppi kokku, kuidas säilitada seda sõprustaset. Ja mis see paneb inimesega tegema, mina ei tea, mida sind pani tegema, mind pani tegema see, et ma võtsin ikkagi maasse lapse ja kolisin Tallinnasse, sest arvates, et elul on mulle midagi toredamat ja paremat pakkuda. Ja see oli väga suur pingutus toona. Ehk et hirm jääda pani mind liikuma. Kuidas sinuga oli toona? Ma ei oskagi öelda, ma arvan, et mul oli seda hetke vaja, et jõuda mingite sügavamate arusaamadeni iseendas. Et hästi lihtne on öelda, et ole tugevam. Selle aitäh selle nõu, ma ise ei tulnudki selle peale või et sa pead leidma selle jalgealuse nagu endast või, et muidu sa nagu jäädki teiste tuulde ja kui sa ise endaga saad üksinda hakkama, see loob mingi nagu siukse turvatunde, ma ei räägi finantsiliselt või majanduslikult või et kui sa suudad ise endaga olla, aga see tähendab seda, et sa pead nii paljude oma hädade ja vigade ja rõõmudega oskama leppida. Et ja kui sa selle sisemise leppe saad, et siis tekib ka nagu see jõud või see tung midagi, okei, ma nüüd võtan ette siis, et kuidas ma jätan ennast siis niimoodi või? Kas sul on tulnud ette või nagu ma Eesti mõtlen täitsa mitme oma kliendi peale ja väga mitme loo peale, et see on ju ka see koht, kus ma tegelikult õpin ennast tundma ja enda eest vastutust kandma. Et ma võtan, mina mõtlen jällegi, et kui ma mõtlen kohe täiskasvanuks saamise peale, Katrin Saaliga rääkisime, et enne 25. eluaastat ei maksaks üldse suuri otsuseid ette võtta, sest me ei ole valmis, meie aju ei ole küps. Mina sain 20-aastaselt lapse juba. 24-aastaselt ma olin 2 lapse ema. Et kui ma mõtlen selle peale. Maailmapilt on meil nii poolik. Absoluutselt. Aga elu oli nii. Ja ma ei ütleks, et seda ei oleks pidanud olema, vaid et siis tehti asju, ma ei tea, inertsist, oskusest, mudelite järgi. Aga mida ma nagu mõtlen selle juures on ka see, et kui oluline on õppida märkama, et kas ma olen küps täiskasvanu ja mida see tähendab, et ma vastutan enda
füüsilise heaolu eest, ma oskan endast hoolitseda, enda töökorras olemisest hoolitseda, ma oskan enda vajaduste eest hoolitseda, nii emotsionaalselt, mul on suhted hoitud, ma suudan enda finantsilise stabiilsuse eest hoolitseda ja ma suudan leida ja suudan ka korrastada enda ümbrust, eks ole, suudan stabiilselt pidada kas siis koolis käimist või tööl käimist või ma olen valmis ka suhtesse minema ja selle kaudu perekonda looma. Et võt see, et ma kuidagi tahan sellele fookust tuua, et ma näen palju täna ka noori täiskasvanud, kes on tööturul, kes ei ole veel täna valmis küpsed täiskasvanud olema ja siis me näeme tööl neid, kes vajavad seda tööema ja tööisa, sest nad ei ole ise veel küpsed. Aga ma ei teagi, kus see kuidagi, jälle mu enda kogemus või tundmus või mis ma kõrvalt näinud olen enda puhul ka, et see küpseks saamine, ta on nagu protsess, mis ei ole lihtne. Et kus see, et kui sa selle vastutustundega pihta saad, et ta ei ole kunagi, mul on nüüd vastutus või et ta on ikkagi nagu, sa jõuad sinna arusaamani, et kui siin kogu aeg vati sees hoitakse, siis sul ei tekigi seda võimalust, seda raskust tunda ja saad aru, et ma olen ise oma elu peremees. Kui tunne vastutan ise oma elu eest. Aga see on ju tegelikult oma elu peremeheks olemine. See, mida ma kõike loon, ma ise endale loon. Ja võtan ka vastutust siis, mida ma endale loon või mida ma julge endale luua. Huvitav on see, et me nagu mentaalselt aeg-ajalt suudame ennast kõrvalt vaadata, aga tihtilugu me ju vaatame välja kogu aeg ja me ei pööra seda nagu teistpidi. Ja mis ma olen ka sõprade, tuttavate ja teiste inimeste puhul märganud on see, et nagu me rääksime sellest reisimisest ka, et sa lood selle illusiooni, et vaata, tal on 3 autot, mul oleks ka vaja, et vaata, siis mul on elu hea. Ja vaata, tal on hea naine, et kui mul oleks tema naine ja tema autod on ja, et aga sa ei näe, mis elu sa ise elad või mida sa tegelikult tahad. Et sa kuidagi seadistad ennast nagu ühiskonna või teiste järgi ja siis on nii lihtne õnnetunnet, tõelist õnnetunnet on siis raske leida. Ja no sa tabad nii nagu naelava pihta, et mina ikkagi mõtlen, milline on tähendusrikas elu. Et kui ma küsin sinu käest, mida sina pead noore mehena, noor mees, ettevõtja, elad oma elu selle teadmisega, et ma saan aru, et sul on hea kontakt endaga, sa saad aru juba, mis toimub, sa oskad vaadata, koolitad ka noori, sa koolitad ettevõtjaid, sa teed palju tööd meeskondadega. Aga mida sina, Toivo, mehena pead tähendusrikaks eluks? Nii suur küsimus. Ma kuidagi tunnen, et ma tahaks, see kõlab võib-olla klišeena, aga ma tahaks jätta maailma paremasse kohta kui siis, kui ma siia sündisin. Et ja eeskätt läbi oma lähiringkonna. Ja ma pean lähiringkonnaks ka oma rahvuskaaslasi, et ma ei räägi ainult 1-2 inimesest, et miks ma olen nii-öelda oma see suhtlusoskuste haaret ka soovinud laiendada, on see, et ma näen meie ümber ühiskonnas, kus me elame, nii palju võimalusi, kus me saaksime olla veel paremad. Ja ma ei suuda käed rüpes istuda ja vaadata, kuidas teised inimesed kannatavad. Ehk et sa ikkagi tuled samasse kohta, kus mina, et hakkame olema aktivistid, et teeme midagi teeme midagi sellega, hakkame peale ise, loome seda liikumist, et enam, et mulle väga meeldib öelda inglise keeles, enough is enough. Just. et aitab sellest, et meil ei ole oskuseid suhelda, aitab sellest, et me ei julge rääkida, aitab sellest, et me ei julge küsida, kuidas sul läheb ja siis panna suu kinni ja päriselt kuulata, kuidas sul läheb. Et ei taha jõuda sinna Ameerika sinna, kuidas sul läheb hästi ja lähme edasi, et kuidas sul päriselt läheb. See sügavus. Ja ma tunnen ka, et kas seal on siis hirmud või miks inimesed tahavad selle kerge naljaga pöörata selle, juba hakkasime rääkima, liigume edasi või ei soovita või julgete sinna nagu sisse minna. Minu isa oli selline mees, kes tegi iga asja peale nalja. Ja tema oli selline, kes ütles
tema lemmiklause oli, kui sa minu jutust veerandit usud, saad ikka 3/4 petta. Ja ta oli väga uhke selle üle. Ja ma mäletan, et kõik siuksed väga tõsisemad jutud, mis temaga nagu pidada tuli, ei olnud lihtne rääkida, sest ta rääkis kõik nalja fookuses ja iga asja peale visati nalja. Ja see nali on ju kõige elutervem kaitsemehhanism, mis meil inimestel kaasas on. Just. Aga see kaitsemehhanism võtab võimaluse ära päris asjadest rääkida. Ja täpselt. Ja ma mäletan aastad hiljem, isa mul on juba surnud 2014, siis mul oli kogemus, et ma sain ühe tema eakaaslasega, ühe Hollandi terapeudi Corey'ga rääkida. Ja tema on samad tüüpi, kes räägib hästi humoorikalt asju. Ja ma mäletan seda enesest tunnet, kui Core andis võimaluse mulle selle huumori taha järgmise sammuna minna ka sügavusse, haavatavusse, valusse, igatsusse, unistusse. Ja siis ma märkasin, kuidas mul süda avaneb selle peale, et ma olen harjunud olema selles nalja foonil. Ma olen harjunud tegema, et jälle ta naljatleb siin. Ja mis siis juhtub minuga, kui äkki see, kus ma ootan seda nalja, julgeb teha sammu sügavamale, julgeb avada iseenda vaadet. See toob inimesed nii kokku. Ja. Et sa ei ole oma nurgas, oma seina taga, ei loobi üle seina asju. Võtab seina vahelt ära ja sa oled nagu, Just. Et kui palju sina märkad seda, et sa oled ka, kui sa teed improteatrit ja mina märkan, et see improteater on pigem ikkagi siuke komöödia, eks ole. On. Nali ja naer käib ikkagi ja mulle väga meeldis see, kuidas sa enne ütlesid, et siuke lustlik, et ma tean vähe inimesi, kes kasutab sõna lustlik. Ma ise ma pean ennast lustlikuks Lilianiks. Et ma loodan, et ma suudan säilitada terve oma elu seda lustlikkust. Et väga vähesed inimesed, üks Kaspar, ma perekonnanime ei ütle, Kaspar, kui sa kuuled seda, siis ma tervitan lustlikku Kasparit sealt poolt. Et neid inimesi ei ole üldse palju, kes seda julgevad suhu võtta, seda sõna ja mõtlevad ka seda sellise lusti, kerguse, elevuse, rõõmu, lapseliku poolega. Nii palju, kui maailm on mind õpetanud, siis ma alati kuidagi maandun ühele tõdemusele, mis on see, et kõik on tasakaalu küsimus. Et kui kõik on ainult lõbus, siis ei tegeleta tõsiste asjadega. Kui kõik on jube tõsine, siis on elu kuidagi kurb. Et ja lapsed on imelised improviseerijad, nende see ettekujutusmaailm on nii värviline. Nad võivad sulle detailides rääkida, mis selle liivakuhja šefiirikoogi tüki sees on. Ja sa oled nagu, kui see tuleb. Laste mure on see, et nad ei suuda seda välja lülitada. Nad ei ole veel selle maailmapildi ja vastutuse ja sellega pihta saanud. Nüüd täiskasvanute mure on see, et nad ei leia enam seda mängulist last ülesse ja mõeldakse ennast nii kohustuste kinni. Et mõlemat on vaja ja siis on küsimus ajas ja kohas. Et kui sa tõsistel teemadel hakkad nalja tegema, siis sa tegelikult kulged sellest, just kui proovid mööda kulgeda. Mis tegelikult on ju ka ühtepidi mõistetav, miks keegi seda teeb, aga teisipidi, et kas ma julgen sellel küsimusel siis olla nii ehe, et öelda, et ma tegelikult ei tea, mida vastata sellele. Aga Lilian, sa tabasid nii hea punkti ära, et ma olen 10+ aastat, kui ma improkomöödiaga olen tegelenud, püüdnud aru saada, et hea improviseerija on küll hea enesväljendusoskustega, seda treenib, see on tema tööriist, aga seal jääb mingi klots jääb puudu, et sa saaksid taga päriselt rääkida. Seda sõltub muidugi inimesest ja improviseerijast, et ta leiab ka tööriista, millega väga mugavalt ennast kapseldada või kaitsta igasuguse sügavama vestluse eest. Ja see nii on ja ma ei tea, mulle endale, kui ma mõtlen ka, ma koolitan, räägin palju, samuti siin praegust istun kaamera ees ja räägin sinuga ja mulle endale meeldib hästi meelde tuletada, et mida rahulikum on minu närvisüsteem, seda kindlamalt tulevad mulle meelde mu näited, ma saan kontaktis olla iseendaga, ma saan lubada enda tundel oma kehas olla, mis kõneleb mulle nii häälekalt, kuidas minuga on ja see, mis siin toimub, ongi ehe vestlus voolavas kujus, täpselt see, mis meid praegu siin puudutab. Ei ole mingisugust agendasid, ei ole struktureeritud ette antud mingisugust ootust,
Ei ole see, et keegi peaks vastama millelegi, sest kui sellele küsimusele ei vastata, siis on kuidagi justkui pettumus või pahameel või sellist asju ei ole, eks ole. Et, mul on nii hea meel, et ma olen leidnud sinus liigikaaslase, et see on päris hea. Et koolitajana ka, ma tegelikult ise olen kõige suurem õpilane, sest kui ma neid läbi viin või neid kokku panen või ongi, mis see keskkond on, mis see seltskond on, mida rohkem sa teed neid, seda kiiremini sa näed ära, mis töötab ja mis ei tööta. Ja sa pärast viita koju niikuinii, sa analüüsid selle veel kõik läbi, isegi kui sul on nagu plaan on ees, on ju. Kas sinul nii ei ole? Minul on küll, minust tabad praegust nii head kohta. Minul on koolitustega nii, et ma ju tean, mis eesmärgiga ma sinna lähen, ma tean, kuhu ma neid inimesi pean aitama viia, ma tean seda, et koolituse kõige suurem mõjujõud on see, millist muutust koolitatavates me suudame esile kutsuda ja kui püsiv see on. Kõik koolitajad teavad seda, et see küsimus ei ole mitte see, et kui sooja juttu mina suust välja ajan, vaid millise muutusega need inimesed koju lähevad või millist muutust on nad võimelised taas tootma või järgima mingi aja pärast. Milline mõjujõud sellel tekib? Et see on ju tegelikult see põhiküsimus. Täpselt, et kui sa tahad midagi muuta, et kui sa teed seda nii-öelda tööna, teen ära, et siis on tehtud, aga kui sul on päriselt on see drive on sees, et teised inimesed näeksid või mõistaks või saaksid ka aru, et kuhu sa sihid või sa näitad neile mingit uutust, mille peale võib-olla orgaaniliselt või naturaalselt nad jõuakski või nad ei tulekski, et see kuidagi paneb veel rohkem pingutama, et nad kaasa saada. Ja ma võtan selle peale, et siis minul, ma ei tea, kas sul on nii, aga mul ei ole vist ühtegi päeva, kus mul ei möödu see hetk, et ma mingil hetkel saan endale taipamise oi kurjam, oi mul on, oi kui hea, et ta selle kommentaari ütles, sest ma nüüd näen järgmist kihti. See on nagu sibula koorimine. Et see on lihtsalt nii äge sünergia, mis tekib inimestega koos töötades. Ehk et see ei ole mitte nii, et et mul on nüüd midagi neile rääkida ja anda ja õpetada, ma olen nüüd targem, et vastupidi, et meil tegelikult on kõigil omad rollid. Ja kui ma olen selles rolli teadlikkuses sees ja ma saan aru, et minu roll on aidata neil teadlikumaks saada, oskuslikumaks muutuda, märgata, mõtestada, ja siis katsetada turvalises ruumis mingi asja tegemist elu esimest korda. Kui äge see on, kui ma saan pakkuda seda ruumi, nii nagu me täna siin, et kus on see ruum, et ma saan arutada teemasid, kus on see ruum, ma saan öelda, ma ei tea, kus on see ruum, kus ma ütlen, ma kardan, ma ei oska, ma kardan välja naermist. Et see ei lähe valmis paketiga, et vaata, nad ei teinki seda, mis ma tahtsin, aga just, et näha, et kuidas nemad midagi lahendavad või kuidas nende see mõttevoog liigub. Et ma arvan, mul üks suhtlusoskuste influencer oli mu vanaema, kes mulle meeldis nagu vaadata ta pähe, et kuidas tema maailma näeb, sest see tihti lugu ei läinud kokku minu omaga, sest meil oli ikkagi 2 põlvkonda vahet ja mäletan, ta oli varajastes 90-ndates, ma viisin ta Tõde ja õigust vaatama kinno. Ja siis, kui oled näinud see esimene stseen, kus Pearu ja Krööt ratsutavad sinna maja poole, siis vanaema see ehe reaktsioon, minu kodu. Ja ma olin, et see tõi nagu selle ajaskaala elulise tõi mulle niimoodi koju kätte, et ma muidu ikka vaatad ajaloofilme ja vaatad Eesti keskaeg on ja saad aru, et vanaema sündis siis on ja et siuke vabaõhumuuseumis ja siis saad aru, et ma saan väga hästi aru, et miks noored ei saa vanemast generatsioonist aru, sest nii palju on vahepeal muutunud, et nende lapsepõlv ei olnud nendes tingimustes ja keskkonnas, kus meie oma, et kui siin 400 aastat tagasi minna, palju põlvkonnaga muutus väga mitte, on ja. Ja see on midagi, mida sa nüüd tabad mul täitsa naelapea pihta. Ma käisin eile õhtul õhtusöögil oma vanema pojaga ja arutasime erinevatest aspektidest ja arutasime nimede saamist ja minu enda vanaisa on Aleksander ja tema järgi on pandud ka minu vanema poja nimi Aleksander. Ja kuidas on nimed tulnud ja kuidas mingid ajaloolised sündmused on juhtunud.
ja ma sain täitsa nagu mõtiskleda, et oot, et ma mäletan seda asja nii, et kui mina olin laps, siis mina kogesin neid asju nii ja ma saan rääkida oma pojale seda jada, seda põlvnemise jada. Ja ma mõtlen, et kui mina olin väike, siis mina käisin oma vana-vanaema juures, kes oli pime, käisin istumas tema voodiveerel ja kuulamas tema lugusid. Ja tema oli see, kes õpetas mulle, et temal oli selline lause, et Lilian, sina pead hoolitsema sellest, et ikkagi vaata, kas poiss, sina oled seda väärt, et tõsta minu kleidi äärt. Ja ma mäletan seda, et minu vanaema Iidakene, tema oli linnatüdruk, et minu vanemad oli maal sündinud, tema oli linnatüdruk ja see linnatüdruk teadis täpselt, kuidas siis see kleidi ääre tõstmise soov poistel oli. Ja sina pead ikka sellest hoolitsema, et ikkagi, et kes see õige poiss siis on, kes seda kleidi äärt tõstma hakkab. Ja siis ta rääkis veel igasuguseid lustakaid lugusid. Aga millele ma tahan pöörata tähelepanu see, et me tänapäeval jäin korra mõtlema kohe, et kui palju siis mina täna oma 2 nooremale pojale näiteks, kes on oluliselt nooremad kui minu 2 vanemat last, palju mina olen rääkinud neid lugusid edasi. Minu isa on surnud, vanaemad, vanavanemad on surnud, et kui palju me siis kanname ise ka seda lugude rääkijad. Et see oli küll praegu see taipamine, et issand, et aga mina olengi ju see põlvkonna esindaja, kelle vastutus on nüüd jagada neid lugusid, mida ma mäletan, eks ole, mida mul on räägitud. Et ma näen, et jah, seal on nagu kaks asja, mis peavad olema nagu täidetud. Et üks on päriselt huvi selle vastu, et saada teada, et kunagi võib-olla oli teisiti. Ja teine on seda soodustav keskkond, eks ole. Ja ma arvan, et see nutimaailm kuidagi ei soosi seda, et mul jäi vanaemaga hommikupudrulaua kõrvale, et need teemad tekkisid ja sealt kasvas jälle sügavam huvi, et kuidagi jah, et kuidas seda tekitada. Ja seda keskkonda, kuidas olla uudishimulik elu lõpuni. Mulle meeldib kohe, ma pidasin Tartu külje Luunjas kõrtsi mõned aastad. Kapteni keldrit, kõik, kes mäletavad kapteni keldrit, olge tervitatud. Kapteni proua, vaadake, kus ma täna istun, eks ole, punasel diivanil siin. Aga ma mäletan ühte reisi laevaga Pegasus, kus ma siis olin nii-öelda giid. Tuli rahvast Tartust laevaga Luunjasse mõisaparki kogema ajalugu ja tutvuma piirkonnaga. Ja ma mäletan, et sealt tuli maha ka, ma arvan, et see võis olla 85 proua, väga krapsakas. Ja kõndisime koos siis nii-öelda, jalutasime sadamast välja ja küsin, et kuidas siis proual elu läheb. Ja ta ütleb mulle sellise lause. Väga kurb on, ma varsti suren ära, aga nii põnevaks on läinud, et ma kohe ei taha ära surra, aga ma saan aru, et ma varsti suren ära, sest elus asjad juhtuvad. Ja ma kuulan seda, mõtlen, et issand, mina tahan ka olla nii uudishimulik veel selles vanuses. Ma tahan ka tunda seda, issand, ma tahaksin veel asju näha, aga varsti hakkab minu aeg otsa saama ja ma saan aru sellest. Ja see ei ole kurvastus, vaid see paneb mind rohkem elu elama. Et mulle tundub, et see on ka midagi, mida sina ju räägid, et üks asi on see, et meil on need lugude vestjad, aga meil on ka see keskkond, kus uudishimu saaks olla ja me ei lepiks enam selle telefon, sotsiaalmeedia on see, mis pakub meile põnevust, huvi ja see päris elu kaob ära, me suhtlemisoskust ei ole, me otsavaatamisoskust ei ole, kuulamisvõimekust ei ole, kohalolu ei ole. On hektiline. Just, et see on ka midagi, mida me näeme palju nii noortel, aga ka täiskasvanutel ja ka, et see ei ole ju ainult noorte mure. Jah, kuna mul endal veel bioloogilisi lapsi pole, siis ma olen õnnistatud põhikooli ja keskkooli noortega, et ma olen juba 10+ aastat Äsme põhikoolis esinemisõpetust annan ja Tallinna Saksa gümnaasiumis nüüd suhtlusoskusi terveks eluks. Kas tervitame neid koolikaaslased? Muidugi, kui nad vaatavad, hei, õpilased. Ja, et mul oligi, eile oli siuke vahva tund, kus tuligi teemaks, et aga kes on need inimesed, kellega te tegelikult saate rääkida. Et ühe, mis ma näen omalt poolt, me saame olla need võimaldajad, aga edu ei ole 100% garanteeritud. Et aga kui me seda isegi ei võimalda, siis veel väiksema tõenäosusega asjad juhtuvad. Ja kui me räägime siin juba ajastustest ja et me saame aru, et maailm ei ole praegu ka veel valmis,
et me liigume edasi, tuleb uus põlvkond, uus generatsioon, tekivad uued tööriistad, et saada aru, et mis on nagu see läbiv olulisus. Et hea läbisaamine kallite inimestega oli oluline, ma usun, 300 aastat tagasi ja on ka 100 aasta pärast, ma loodan, aga samas, et mis see suhtlusviis või vahend või keskkond on, see võib ajas muutuda, et mingid väärtused või tõekspidamised või arusaamad on natukene fundamentaalsemad kui meie kiiresti muutuv ühiskond. Ja kui me nendesse jooksvatesse mikromuutustesse pidevalt kinni jääme, et siis me nagu ei adu võib-olla seda, et mis siis on nagu päriselt tähtis. Jäin kohe mõtisklema, et ma ei tea, oled sa mõelnud selle peale, et mida tähendab tänasel päeval olla mees? Kui sa mõtled nagu just, et kui me räägime ka ajastust, liigume ringi, et me räägime mõlemad oma vanavanemate lugudest, eks ole. Kui ma mõtlen tolle ajastul, mida tähendas olla naine, on üks asi, mida tähendab olla naine täna minu jaoks 2026, olles ise 49, 4 lapse ema. Mida tähendab olla mees 2026? Issand, ma olen nii vale inimene seda küsimaks. Ma eeldan, või kelle käest küsida. Ma olen mees bioloogiliselt, et mul kolleeg koolitajatega käis siuke vahva vestlus ja mis päädis sellega, nad ütlesid, et Toivo, sa ei ole ikka mingi normaalne mees. Et sa ei tea, kuidas nagu normaalsed mehed nagu meie ühiskonnas on. Mis see kriteerium on siis normaalne mees? Aga mis sa kuulsid vähemalt, et mida sa siis ei ole? Et vaatame, proovime aru saada, et kui sa ei ole normaalne mees, et kus see ebanormaalsus. Kus sa said aru, ja. Et said sa vähemalt mingisuguse kontakti selle kaudu? Ma sain, et ja ma arvan, et see sõidab jälle nendesse liigitustesse kinni või, et kui ma ütlen ühele lätlasele, et see ei ole normaalne lätlane, et mida siis tähendab normaalne lätlane. Aga see tähendab seda, et see on mingi kokkuvõtte mingitest omadustest, mis on siin ja seal esildunud, see on mustriks küpsetatud ja sellest on tehtud stereotüüpsus või. Et võib-olla ma ei ole siis stereotüüpne Eesti mees. Ja ma kipun, ma ei tea, kas teadlikult või teadmatult soost mööda vaatama, et mul alati rõhuasetus, et me oleme indiviidid, et bioloogiliselt me oleme väga sarnased, välja arvatud siis suguorganite ja hormoontasemete võib-olla poolest, aga ma tunnen valu, sa tunned valu, ma tunnen rõõmu, sa tunned rõõmu, et kus see sugu siis nagu päriselt nagu rolli hakkab mängima, et vahepeal ma tundsin, võib-olla see tuli Ameerika poolt, kippus ühiskond minema kaldu sinna, et vaatame kõiki, kas nahavärvides või vaatame kõiki sugudes või et meil oleks vaja saada mingit erisust. Et mul on nagu see vastupidi, et mingi vaatame, mis meil on ühist, kui see, et mis meil on erinevad. Muidugi vetsuukse taga ma olen nagu, sinna ma ei hakka minema. Seal ikkagi teed vahet. No ja arsti juures ka. Aga muus osas ma olen sama põnevil kuulata naiste mõttemaailmaid kui meeste omasi, aga ma ei ole tõmmanud sinna kuidagi siukest jämedamat joont ja võib-olla sellepärast ongi, et kui ma teise sugupoolega räägin, siis nad on võib-olla hämmingus, et kuidas minuga saab rääkida ja kuidas ma kuulen ja mõistan või soovin mõista, et tavapäraselt nad seda teisest poolest ei saa. Ehk et proovides aru saa või nii-öelda nagu lihtsalt kokku pakkides seda, mida sa ütled, mis ma arvan on hästi-hästi oluline, et mitte niivõrd nagu lahterda stereotüüpide kaupa, mis sa näed ka, et on ühiskonnas hästi tavaline, vaid et luua seda ühisosa, et mis on meil siis nii palju sarnast ja olenemata, kas ma olen siis naine või mees, olen ma ikkagi inimene, et ma tunnen valu, ma tunnen rõõmu, ma tunnen põnevus, ma tunnen hirmu, ma tahan olla kuuldud, ma tahan olla nähtud, ma tahan tunda, et ma olen oluline. Väga inimlikult. Et see on väga oluline, et see ei nõua sugu. Ja, et ta ei saa aru, sest ta on mees, on nagu, hästi lihtne on seda pilduda või... See on ju väga tugev sildistamine. Just. Et aga miks ta ei kuula siis või
miks tal seda oskust siis ei ole, miks tal ei ole valmisolekut, mis tal ei ole tahtmist? Kas teil ei ole toodud häid näiteid või ta pole saanud seda võimalust või pole loodud seda keskkonda või noh, et ja kõik ongi jah, et me oleme kõik isiksused, et meil on omad mingid soovid, ambitsioonid, tunded, mingid asjad valmistavad ühele raskust, teisele ei valmista, saada teada nagu miks see raske on. Aga siinkohal mul ikkagi, ma ei tea, kas sa nõustud minuga või mitte. Mulle tundub, et meil on ikkagi väga selge ühiskondlik arusaamine ka rollidest, mehest, naisest. Sellepärast ongi võib-olla see ka, et ma ei ole see normaalne mees või normaalne naine, mida peetakse normaalseks ühtepidi või teisipidi. Ja et kui ma mõtlen ka seda, et kui paljud on naised, on võidelnud, paljud naised võitlevad võrdsuse nimel. Et ma oleksin kuuldud, ma oleksin keegi, ma oleksin samadel positsioonidel kui mehed, ma saaksin sama palju tasu kui mehed. Et see tegelikult on ju ka ajalooliselt oluline olnud, et me teame seda, et naiste vabadus algas pesumasina või nii-öelda leiutamisest. Siis tekkis alles naistel aeg ja ruum tegeleda millegi muuga. Et võib-olla mehed kõik mõtlevad, jumal küll, miks oli seda pesumasinat tarvis? Võib-olla mõni mõtleb nii. Võib-olla mõni mõtleb, et jumal tänatud, mõtle, milline ressurss naiste näol nähtavale tuli. Aga et kui ma mõtlen ka selle peale, et kui raske on olla mees tänapäeval, mitte normaalne mees või mitte normaalne mees või mitte oskustega või mitte oskust, vaid et kui raske on olla selles rollis, et mida meestelt ka ühiskonna mõttes ka oodatakse. Ja ma arvan, et see on üks teema, et see oli üks asi, mida mina oma 24-aastase pojaga arutsin, et tema, kes ta on noor mees, küpseks täiskasvanuks, valimas oma elu teed nii-öelda ja tegemas asju, mis talle on südamelähedane. Et kuidas tema mõistab, et kuidas olla tänasel päeval mees, mis see tähendab, kus need eeskujud tulevad? Ma tahakski võib-olla tõmmata selle jälle sinna tagasi, et me tahaksime kasvatada ühiskonda sotsiaalselt täisväärtuslikke inimesi. Et ei tahaks ka, et see paat läheks nagu kuidagi teistpidi kaldu, et vaata, meile sajandeid tehti liiga, nüüd saate teie või noh, et see ei ole nagu selline tagasi tegemine. Ja ma ei tunne ka vastutust kuidagi kogu ajaloo meessoo poolt tehtud asjade eest, et ma saan sellest aru, ma mõistan seda, et kuidagi nagu võib-olla kõlab lihtsalt, aga on aeg nagu edasi liikuda, et mitte kinni jääda nendesse. Et mina saan aru, et sina mehena saad julgelt öelda, et mehed on võimelised kuulama, kontaktis olema iseendaga ja naistega ja ka teiste meestega. Ja vahel on see meestele lihtsalt palju raskem millegi pärast, et ongi kas see ja see mulle tundub, et see ei ole nagu nende enda valik, et see on jälle nagu see kas kannatamatus või jälle sa ei räägi või nagu ja nüüd ei tahagi rääkida või noh, et ikkagi saada aru teisest poolest, saada aru, mis on see keskkond, mille me loome, kas me päriselt tahame ka kuulata või me tahame, et ta räägiks rohkem minu mõtteid, ja et siuke jälle tasakaal seal vahel, et see on nii hea, mida sa praegu räägid. Ma just mõtlen, et ma juba peaaegu tahan nagu sulle sisse sõita ja siis mõtlen, no ma siis olen täpselt see stereotüüpne naine, mida ma praegust teen. Ja noh, mul on ja ma jõuan ringiga sinna tagasi, et sa pead jälle leidma enda sees selle vundamendi. Ja ma ei tahaks, et see vundament oleks sugu. Noh, kui sa saad aru, kui ma siin, saan väga hästi aru. Liiga palju. Ja miks ma nagu selle nurga alt tulen, on see, et ma olen isegi palju tunda saanud, et üks inimene ütleb, et ei Toivo, see ei ole mehele kohane niimoodi teha, ja teine ütleb, et on. Kumb siis on õige, üks tuleb ühest mõttelaadist, teine tuleb vanemast generatsioonist, kui sa proovid ühiskonna järgi kõike õigesti teha, omamata ise mingit arusaama, mis on siis õige või vale, siis sa oled eksinud. Ja siis võibki dekaade rääkida, et kellel on siis õigus, et kas meestel või naistel, aga kui nüüd zoomida natukene välja, et mis seal siis nagu tegelikult toimub, et siis me saame aru, et võib-olla ei pea ise seinu ehitama, kus neid pole vaja.
Jaa, vetsuseinad võiksid olla jah, see on päris, see vetsuseinad võiks ikka olla. aga kes teab, võib-olla see ka muutub, aga mitte võib-olla meie ajal. Ja aga mul hästi kõnetab see, mis sa ütled ka, et meil on stereotüübid sellepärast, et me ise käitume ka sellisel moel ja ise toodame stereotüüpe. Ja tõepoolest, et kui ma esitan küsimuse, ei malda ära oodata vastust, siis ma ju annan oma ajule signaali, nad ta ei räägigi. Ma pean tema eest rääkima. Ja mina endise ja ikkagi praegust ma aeg-ajalt märkan, et mul see ülefunktsioneeriva naise tunnusmärgid on endiselt aeg-ajalt alles. Ka siin ma pidin pidurdama ennast teadlikult, et mitte sulle peale rääkida. See ongi see, kus areng hakkab, et ja mul on teised kohad, kus ma võib-olla igal pool ei pea oma mõtet näitama ja ka ma märkan seda ja kuidas eneseväljenduse puhul ka, et neid õmmi, kui sa ise ei märka neid, lihtsalt lased edasi, aga nii kui sa hakkad ise neid märkama, need hakkavad sind ennast häirima ja nüüd sa hakkad tööd tegema sellega. Ehk et tegelikult sa ju tood väga ilusasti ka sellise muutuse põhialused, mida mina teadvustan endale. Selleks, et muutuseks üldse juhtuda, mul on vaja 4 aastat. Esimene aste on, ma pean muutuma teadlikumaks. Mul on vaja teadlikkust. Keegi või millegi kaudu ma pean saama informatsiooni või mul tekib see teadlikkus, kas ma loen midagi, kuulan podcasti, keegi arutab mingisuguse asja üle, keegi annab mulle signaali tagasiside. Teine on, et ma hakkan seda märkama. Ilma teadlikkust ma ei märka ka. Mul puudub see alus üldse. Kui keegi ütleb, ma teen neid mõhe ja möhe. Kui keegi ütleb, ma teen ei ole võimalik, et ma hakkan seda märkama, et ma hakkaksin ka seda korrigeerima. Kolmas on, minu jaoks on kõige keerulisem aspekt esitada väljakutse seni kehtinud mõtlemisele. See mõttelaad, see mõttemuster, mis meil on nii tugevalt kaasa antud ühiskonna poolt, meie enda peremudelite poolt, meie enda sisse pakitud seljakotis. Võt see mõttelaadile väljakutse esitamine, kas see on täna veel toetav tänases keskkonnas? Kas see, mida ma täna valin teha, on minu ootustega kooskõlas? Ja alles 4. on teadlik käitumise valik, mis ei pruugi õnnestuda, aga ma hakkan katsetama teisiti tegemist. 4 sammu. Ei tule niimoodi, kui ma ei võta seda esimest sammu kasvatada teadlikkust. Sa ehitad üks abinõu aitab teist, aga see ühe asja tegemine ei vii kohe tulemuseni, et on protsess. Ja teadlikkus ei käi niimoodi, et ma nüüd annan sulle kriitikat, et ma siis ütlen, et võt niimoodi on vale teha. Sa teed niimoodi, miks sa teed niimoodi. Et kuule ära nii tee, aga ei räägi, mida ma tegelikult ootan, et sa võiksid teha. Noortel on üks hea termin, mis ma olen avastanud, mis paneb igasuguse suhtluse üsna kiiresti lukku või toob pinna peale, on see judging, negatiivne, põhjendamatu kriitika. Sildistamine, hinnangulisus. Just, et kui sa päriselt ausalt tahad teada, siis sa võid ka teada saada, et sa ei pane teist poolt lukku. Ja mulle hästi meeldib, saan hästi nõus olla sellega ja vaata, mis minu meelest on selle hinnangulisusega selline lugu on, et mina ise olen elus olnud palju hinnanguline. Ja mitte sellepärast, et ma tahaks kellegile liiga teha. Aga kus see tuleb, jah? Vaid mulle tundub, et see on oluline olnud märgata ka, et ma jagan oma mõtteid ja arvamusi ja see kuidagi muutub nii nagu ainuõigeks. Ja läbi ainuõige olemise muutub see hinnanguliseks teistele. Ja ma mäletan, et ka siis, kui mina pereterapeutiks õppisin, siis mina mäletan õppeajal õpetati mulle vähemalt, või see oli see, mille ma üles korjasin, võib-olla õpetada ei õpetanud, aga mina nii õppisin enda jaoks. Et selleks, et vähendada neutraliseerida enda hinnangulisust, ma pean saama kontakti enda hinnangulisusega. Ma pean vastu võtma selle, et ma olen hinnanguline. See luup tuleb ära siduda iseenda sees. Et ma märkan, et ma olen hinnanguline selle teema osas. Ma vaatan inimest ja ma tegelikult olen päris kriitiline siin. Oi, no taevan arm, no see juhtub, sa ei saa seda välja lülitada, aga sa saad märgata. Ma hakkan märkama seda, mille kohta ma olen hinnanguline. Ja mulle hästi meeldib, kas Brené Brown ütleb ju selle kohta nii, et me muutume hinnanguliseks nendel teemadel, kus häbi on mulle kõige lähemal. Ja see on minu jaoks nii naelava pihta käiv asi, et kui ma muutun märkamaks iseennast, et ma hakkan vaatama, mida ma teen, mille kohta ma üldse mingisuguseid kommentaare enda peas isegi annan, mitte suust välja, enamus kommentaare me ju ütle suust välja. See vundament tundub jälle taanduvat hirmule,
hirm häbi ees, on ju. Absoluutselt. Ja kuidas see mind siis nagu käituma või ütlema paneb, on ju, ja, või mida välja tooma. Just, ja öeldakse ju selle kohta nii, et meil on see valge häbi ja punane häbi. Et mis see vahe neil on, et vaata punane häbi on see, et lasen puuksu ja siis natuke häbenen, et issand, kui ebaviisune, issand, kuidas see nüüd niimoodi juhtus. Et katsume niimoodi teha ära, et midagi ei juhtunud, on ju. Või siis, et märkan, et olen pannud riidesse ja mõtle, sokises on auk, keegi palub mul jalanud ära võtta, mõtled, issand, kui piinlik, no jumal hoia, noh. See on see punane häbi, see on tegelikult hea häbi. See tegelikult kutsub meid moraali mõttes ka korrale. Valge häbi on see, mis tegelikult paralüseerib. Siin on oht, et mind visatakse kohe välja. Kui nad kuulevad sellest asjast, siis see on risk. See on see, et ma olen halb. Ma olen inimesena sobimatu. Ja see valge häbi on tegelikult halvav. Ja jällegi tuleme tagasi Brené Browni juurde, mulle meeldib Brené töö, ta on imeline inimene. Ja mulle väga meeldib see, kuidas tema ütleb selle kohta nii, et häbi kardab päevavalgust ja empaatiat. Ja selleks, et häbist vabaneda, sellest valgest häbist, meil on tarvis hakata sellest rääkima, päevavalgele tooma need näited, need olukorrad, mis panevad mind hirmu tundma, et mind võidaks välja visata sellest grupist. Ma võin saada kritiseeritud, avalikult, häbi posti pandud ja sealt ei ole pääsu. Ja siis on vaja kedagi, kes on empaatiline minuga, enne kõike ma ise ehk. Et kui palju ma suudan seda seal ruumi tekitada, et see mind kuidagi hästi puudutab, et valge häbi, punane häbi ja kui palju ma julgen siis olla teiste jaoks empaatiline kuulaja, keegi saab vabastada ennast häbist, kui palju ma julgen ise tuua nähtavale enda häbi. Noorte puhul ma näen ka, et nad lasevad filtrit etta, et mida vanemaks me saame, seda rohkem me õpime mingid nippe, kuidas varjata või viise või käitumismehhanisme, mitte nende raskete teemade või asjadega tegeleda. Et kui ma noortega töötan, et ma püüan neile igal sammul sisendada, et kõik, mis toimub sinu sees, on okei. Nüüd, et kus ma tõmbangi selle joone on, kust lõpeb meie keha ja hakkab maailm. Et saada aru, et kas see info, mis minu suunas tuleb, puudutab maailma või puudutab mind. Et kui minu käest küsitakse, et mis sulle teha meeldib ja ma ütlen, mulle meeldib jooksmas käia ja keegi on nagu nõme, siis ma võin olla sellest kõigutatud, sest mulle läheb väga korda, kuidas sina minusse suhtud või kuidas sa tunned, aga mul indiviidi nagu hakata mõtlema selle peale jääb arusaamatuks. Mulle ju meeldib joosta, miks ma seda muutma pean. Või nagu, see miks on siuke ikkagi läbiv analüüsiv küsimus, et miks keegi midagi ütleb või miks keegi midagi teeb või miks mina midagi teen. Et kui mul sellele vastust ei ole, et siis ma võib-olla olen lihtsalt mingi traditsioonide tuultes või ja isegi traditsioonid kui sellised asjad, et võib-olla kellegi jaoks on tabu küsida, et aga miks te käite kirikus jõulude ajal? Minu arust jumala põnev küsimus. Käigu aga, et samamoodi on nagu uskumustega, et usu mida tahad, kuniks sinu uskumused ei hakka rämedalt minu elu mõjutama. Sinnamaani ma olen väga aktsepteeriv, tolereeriv ja uudishimulik. Et aga kui sinu uskumused hakkavad mind suruma kuhugi nurka või raami, siis on issue. Nagu miks sinu... Ehk et see on see ju, et kui sinu arvamus, sinu viis elada hakkab äkki raamistama, kas minu elu on õige, mida ma elan, siis see on tegelikult ju ilmselgelt piiride rikkumine ja juba kontrolli rakendamine kellegi teise kulul, eks ole. Ja väga paljud inimesed ei teadustagi endale ja võt see ongi see hinnangulis, kus mina tulen ka samamoodi, et ma märkasin, kui palju minu enda välja ütlemine ja ma toona olin ka hinnanguline. Täna ma vaatan väga selgelt, mida ma räägin enda kohta, et mitte rääkida teiste kohta või et kuidas ma arvan, et õige on elada.
see, mis on õige minu jaoks, ei ole kuidagi moodi teiste jaoks õige või oluline võib-olla. Küll aga läbi meie enda peegelduste keegi teine võib saata mõttelendu, et issand, kui oluline ta seda jagas, sest ma olen ise täpselt selles samas kohas. Tänu selle, et tema julgeb jagada, mina julgen teha ehk ühe sammukese sinna suunda, kuhu ma tahan liikuda. Mitte kunagi pole varem sellest niimoodi rääkinud. Et mulle väga meeldib mõelda, et kui meil on sees vastused valmis, siis me julgeme ka esitada küsimusi. Me hakkame inimestest palju rohkem aru saama, kui me saame selle positiivse tunde, et ka teistmoodi saab kaha. Et mäletan üks varakooli lõpetanud õpilane mul, juhtusin taga pärast koolielu tänaval kohtuma, ja tuligi jutuks, et kuidas läheb ja saime üsna avatult rääkida ja kuidagi, oligi, et on täiskasvanud, mingi alkoholi teema tuli ja ta oli nagu mingi alkohol on nagu mingi no-go. Oli nagu, issand, kui terve mõtlemine. Ja ta ütles, et kui tema lapsed tulevad, ta kategooriliselt keelab ära ja kõike, aga liiminuusutamine on äge. Seda ta kindlasti lastele kohe pakub ja siis mul lõi nagu ja tavaliselt siuksed šokeerivad, sa ei tea, et inimene nii mõtleb, kui ta pole seda väljendanud ja see alles avaldub ta käitumises, et nüüd on võimalus või potentsiaalsed asja hakata ennetama ja ennetus kindlasti ei ole see, et ära seda küll tee. Ta peab ise jõudma selle arusaamani, et võib-olla see ei ole nagu parim lahendus, et näidata talle võimalust ja uudisimu ma näen on siin ka võti, et miks ta nii arvab, kus see mõte tuleb, et viia ta ise sinna kohta, et aga tõesti, miks ma nii mõtlen? Ja mul kohe praegust, mul on ka näpu vahel juba see küsimus, mille ma kohe sulle edastan, aga mul lihtsalt mõte jäi sinna, et mul endale meeldib mõelda, et ma mentorina ka kasutan seda nii-öelda kolmiklääts, et on mul julgus kuulata, märgata, mõtestada ja tajuda seda energiat ja seda infot, mis tegelikult ruumis on meie vahel ka, siin praegust ka, et kas ma julgen korjata kokku selle info, mis meil on. Teiseks, kas ma olen uudishimulik piisavalt, et ma julgen küll, aga kas mul uudishimu on piisavalt, et ma tegelikult tahaks sinna veel, kuidas see moos sinna kommi sisse ikkagi sai? Mis juttu sa mulle räägid ikkagi, olles mees, olles ettevõtja, olles improteater, kui palju improviseerid sa, palju sa mulle näidendid teed? Ma julgen uudishimulikult minna ka sellesse nii-öelda sinna nendesse teemadesse. Ja aitäh sulle. Ja kolmas vaade on ju ka see, et kui kaastundlikud me oleme selle juures, et kas ma julgen olla kaastundlik endaga ja kas ma julgen olla empaatiline ja kaastundlik teisega, et mida ta mulle räägib, et tema tuleb sellest maailmast, kus alkohol on keelatud, aga liim on miski, mis on normaalsus, mida ta on ära õppinud. Ja lubada ka kaastundlikult vaadata ja kogeda, et see normaalsus tuleb sellest maailmast. Kaasa tunda võib-olla, et see ei ole nagu... Et me ei saa seda nii-öelda, et see ei ole õige või see on õige, sest me läbi põlvkond, mul oli see hästi suureks avastuseks, et me põlvkondade kaupa, kui me ei saa aru, mis eelmine põlvkond, ma ei tea, kasutas emotsionaalseks tuimestamiseks, siis on oht, et me põlvkondadega vahetame. Näiteks minu vanemate põlvkonnas on alkohol väga suur teema. Minu põlvkonnas on väga palju töö tegemine või siis ka sport, eks ole. Et me järgmine põlvkond on jällegi kas alkohol või mõnuained. Et me vahetame nagu põlvkonniti ka seda tuimestaja loogikat. Ongi, et ajaga tööriistad muutuvad, aga mis siis nagu sisuliselt korda saab või millele me paneme? Et kui me tegelikult seda probleemi päriselt ei lahenda, emotsionaalset üksildust ei lahenda, siis me jäämegi vahetama alkoholi liimi vastu ja liimi siis spordi vastu või spordi siis kunagi töö vastu. See lihtsalt on ainult loovuse küsimus. Ta on see leevendus, aga nüüd on küsimus, et mida on vaja leevendada ja miks on, et kui sa selle ära võtad, siis sul polegi midagi leevendada ja sa hakkad elu palju rohkem armastama. Just, et seal on väga, minul on olnud olukordi, kus keegi, kes on lõpetanud alkoholi tarvitamise, hakanud palju sporti tegema. Aga see raskus suhtesse on endiselt alles jäänud. Ja siis see pahameel, miks minuga rahul ei olnud? Enne jõin, laaberdasin, ei olnud olemas, põhjusega õiendati. Nüüd teen sporti rohkem kui keegi teine, ikka õiendatakse. Järelikult on see üks õiendaja. Mitte, ma olen emotsionaalselt distantsil, mul ei ole lähedus selle inimesega.
ja üks kasutab distantsi nii-öelda emotsionaalseks tuimestamiseks sporti või siis alkoholi ja teine on hädas sellega, et emotsionaalset lähedust ei ole. Mul ei ole seda inimest, kellega jagada oma elu. Ja nii raske on neid kokku tuua, sest sõna suhe või ma suhtlen sinuga, sinna on alati 2 poolt sisse kirjutatud, mis teeb selle nagu nii keeruliseks, aga jälle, et kuidas leida või anda neid võimalusi ja mitte loota, et 5 sekundiga ongi parem kohe. Et see on protsess, et me saame aru, et ja kui 2 inimest on pidevas laupkokkupõrkes ja mõlemad hävitavad ennast, põhjendades neid erinevate põhjustega, püüdes leevendada midagi, et mis hetkel sa saad aru, et võib-olla need 2 inimest ei funktsioneeri hästi koos, et tegelikult tulebki aeg anda ennast taas leida või. No selle kohta ideaalne raamat Mina, sina ja kõik meie vahel. Ja, ma ei ole jõudnud seda lugeda. Sellest ma täpselt siin raamatus ka kirjutan, et meil on kogu aeg käimas tegelikult 3 suhet. Esimene suhe on minu endaga, teine suhe on minu partneril iseendaga ja siis on, kuidas meie 2 suhe loob selle suhte meie vahele. Ja see tegelikult on väga oluline, et kas ma saan aru iseendast, kas ma saan aru partnerist, kas ma saan aru suhtest, kus tasandil ma olen. Mida teineteiselt oodatakse, eeldatakse, miks seda oodatakse. Jah, et kas me saame neist üldse rääkida ja millele võib-olla ka mõelda, mis suhte teeb rõõmurikkamaks ja mis võtab suhtest rõõmurikkus ära. Toivo, ma olen juba mitu hetke millegi eest. Ma olen hoidnud tükk aega juba seda paberit käes. Ma olen teinud sellise küsimuste jada, et iga eelnev külaline kirjutab siia küsimuse järgmisele külalisele. Keegi ei tea, kes tuleb järgmisena ja minu käes on, ja ma võin öelda, kelle poolt see küsimus on kirjutatud. Katrin Saali-Saul oli minu eelmine külaline ja tema on kirjutanud küsimuse. Et ole hea, ma annan sulle selle. Vaata, kas sa saad aru sellest küsimusest. Ma vaatasin, et tühi paber. Said tühja paberi? Mille üle sa oma elus uhke oled? Sa mu poiss, kus on küsimus? Mille üle? Jaa, suur küsimus. Uhke. Ma võib-olla alustaks sealt, kui tohib pikemalt vastata. Võib väga pikalt vastata. Et õnneks või kahjuks hilisteismeeas sõidutati uhkustunnemus üsna välja. Kuidas nii? Ma 6 aastat tipptreenisin ennast Shaolin Wushus ja seal oli see budistlik mõttelaad, et me oleme tegelikult üks kooslus, et ei ole mina ja teised või et tuua, et oli väga, väga kasulik ja seal oli märksõna oli alandlikkus. Et sa ei tõsta ennast esile tõstmise pärast ja selles suhtes tabas naelapea pihta, et nüüd ma pean ennast nagu tunnen, et ma pean nagu milleski ennast esile tõstma, et selles ma olen uhke. Et ma kohe mu esimene mõttevoog läks sinna, et ma olen uhke oma pere üle ja kõik asjad, mis pähe tõid, ei olnud mina. Et ma olen nagu teiste üle uhke. Väga hea märkamine. Ja, et tunnen tänulikkust, et ma võib-olla olen jõudnud inimesteni ja olen saanud olla neile tähendusrikas. Et võib-olla selle pihta ma olen kõik uhkem. Ja, aitäh. Võin kohe mõtlema selle peale, et uhkus on ju selline sõna, mida meil Eesti kultuuriruumis ja mitte ainult Eesti kultuuriruumis. Kuigi laulus on uhke ja hää on ja. Aga et meil seda ei peeta heaks viisiks või tooniks olla uhke. Seda minu meelest mida sa uhkustad siin on ja et seda minu meelest segatakse ära sellise sõnaga nagu kõrkus. Hea kuulaja, vaataja, mõtle ka, et kas sinus on uhkust olemas või sinus on pigem kõrkust olemas. Ja ma arvan, et see on 2 täiesti ise asja. Et minu jaoks see kõrkus on see, kus me räägime parem olemisest kellestki teisest. Just.
et see on see, et ära muutu kõrgiks, ära tõuse ära. Ma olen parem kui sina. Just, et ma võrdlen ennast kellegi teisega, et võt see on see koht, kus ma nüüd olen kiirem, targem, ilusam, osavam, nutikam, naljakam, mis iganes ma siis olen, on ju kellestki. Mis tähendab seda, et kui ma hakkan upitama, siis ma pressin kedagi alla endast. Täpselt, jah. Kellega sa võrdled, on ju. Just. Aga mõtlen, et uhkus oma olemuselt on ju selline, ma olen kontaktis endaga ja ma tajun oma väärtust ja ma teen midagi, mis teeb mind uhkeks. Ma kogen midagi, mis teeb mind uhkeks. Ja uhkust, et see on tegelikult see väga ehe tunne. Koolitajana ma näen palju, et inimesed ei julge olla uhked enda üle. Sest see on see, et ma ei taha olla kõrk. Ja siis ma küsin, et aga oled sa rõõmus enda üle? See tuleb juba lihtsamalt. Ja, et mis sind rõõmustab siis, mille üle sa rõõmus oled? No ongi, et ma olen rõõmus raskel võistlusel jooksmise üle, aga see poodium või pedestal, kui kõrge ta on nagu jah, tore, aga see... Ma pean jagan seda kohe, et ma käisin detsembri alguses, käisin oma väga pikaaegse sõbrannaga Itaalias, ma pean seda ütlema, see Prosecco jooksupeol ja jooksin oma elu esimese poolmaratoni. Ja see asja naljalugu on veel see, et minu sõbranna, kes ei ole olnud kogu aeg jooksmas või midagi, mina olen olnud pigem sportlikumalt teinud asju. Ja kui mina ütlesin, ma tahan sinna Prosecco jooksupeole minna, sest mulle tundub see nii äge. Sest mul on vaja ägedat ele või just mingisugust põnevat projekti, et hoida elu ristlikuna. Ja kui tema seda kuulis, ütles, et hästi, lähme, aga ma ütlesin, et kas sa ei taha kaasa tulla, lähme. Ja sa ütlesid, et kui me läheme, siis teeme poolmaratoni. Ma ütlesin, et sa oled hull peast. Ma mõtlesin, ma lähen lihtsalt lustima sinna ilusasse Valdo Piateene piirkonda, et mis sa nalja teed. Tema ei, kui mineks, siis ikka poolmaraton. Jah, et siis ikka poolmaraton. Et nii kaugele pole mõtet minna 10 kilomeetrit jooksma. Mõte tehtud, märtsikuus leppisime eelmine aasta kokku ja kui me detsembri alguses läksime seda jooksu tegema, ja ma sain aru, et ma oleks jaksanud joosta kiiremini ja paremini ja kõike muud. Ja see uhkus finišijoont ületada koos oma sõbrannaga, kellega me oleme olnud sõbrad 40 aastat. Käsi käes ma ei ole olnud üle pikka aja uhkem. Mitte aja pärast, vaid selle kogemuse pärast, selle usalduse pärast, selle sõpruse pärast. Selle ilusa hetke pärast, et me saame seda koos kogeda. See teeb mind uhkeks. Mul on keegi oma elus, kellega selliseid sündmuseid jagada. See on minu jaoks tähendusrikas suhe, sõprus, elu. Ja ma arvan, et mind ei teeks ükski asi uhkemaks, et kellest ma parim olin või kellest ma kehvem olin või mis aja peale ma jooksin. Keegi küsis minu käest, et mis aega sa jooksid? Ausalt, ei ole üldse oluline. See ei ole selles uhkuse võtmes üldse oluline. Ja kui sa paned selle nagu saavutamise mahla või võtmesse, et jaa, neid on, ütleme, füüsilisi enese ületamisi. Et nii hästi viimasel koos kogetud koolitusel kõrgema auaste tõi välja, et kust lõpeb see mugavustsoon, et mis protsendi peal ta on, et 30% on mugav ja sealt edasi me ei taha minna, sest keegi ei lükka veel vähem iseennast sinna tõelise taluvuse piiri peale. Ja mulle meeldivad need eluterved inimesed, kes panevad ennast füüsiliselt ja mentaalselt pidevalt proovile, sest nad tajuvad oma võimekuse piire palju paremini ja nad saavad aru, kui nad on mugavustsoonis ja nad tulevad toime, kui nad ei ole, sest neil on see kogemus. Aga kui sa võtad keskmiselt mugavalt elava indiviidi ja tõstad ta mugavustsoonist välja, ta ei oska sellega toime tulla ja siis see ebamugavus piin väljendub sükestes halbades emotsioonides ja väljaütlemistes. Ja mind väga kõnetas sel samal koolitusel, millest me just mõlemad praegust mõtiskleme või sellel päeval. Mind hästi kõnetas lause, mida
kõrgemad on ambitsioonid tulemuslikkusele, seda suuremat hoolt on vaja juhil kanda oma meeskonna üle. Ja see mind niimoodi kõnetas, ma arvan, et ma ei olnud varem nii kõrge auastme ja mehe poolt kuulnud sellisel moel välja ütlemist, millest me tegelikult väga palju räägime, emotsionaalne, heaolu, turvaline keskkond, nähtud olemine, et uskuda, et inimesed tahavad sooritada ja teha head tööd. Nad tahavad olla uhked enda üle. Nad tahavad tuua ära tulemused koos juhiga. Tunda, et nad on teinud midagi, et nad on vajalikud selles koosluses või selles ühiskonnas. Et tunda, et nende panus on väärtuslik ja nad on valmis palju panustama, kui nad tunnevad, et nad on olulised ja väärtuslikud. Et tekiks see taas tootmine, et ma tahan koos sinuga tulemusteni jõuda, need tulemused on ambitsioonikad, võivad olla isegi hirmutavad ja võib juhtuda, et meil on päris keeruline teekond sinnani, aga ma hoolitsen sellest, et sul on hea olla, et sa oled töökorras, sa oled toetatud. See andsid mulle nii hea klotsi ja üldse tänu selle Kaitseressursside Ameti koolituseeriale, et see, mis oli psühholoogiline turvalisus või? Just. Ma enne seda sõnapaari polnudki sellega tuttav, alles pool aastat tagasi ja see klikkis nii ära ja ma olin nagu see annab nii paljudele asjadele nagu vastuse ja kuna ma olen komband selle mõtte ümber, aga ma ei ole saanud ise, ma olen siuke isavastaja, et võiks ju võtta targa raamatu lugeda, nii ongi ja siis õpetad teistele ka, aga ma pean ise kuidagi tunnetuslikult aru saama, miks mingi asi kas on või ei ole, siis ma saan seda edasi ka anda. Ja sellepärast ongi põnev, et mingid asjad sa samastud nii ära, aga huvitav ta kasutab hoopis teisi sõnu, sest me ei ole saanud seda samast allikast või et me oleme elust võtnud. Et see psühholoogiline turvalisus ei tähenda seda, et kõik on poputatud ja hoitud ja vatti antud, üldse mitte. Just need kohad, kus sa tunned, et shit, ma olen hädas ja sul keegi paneb käe õlale ja ütleb, lähme koos. Sa oled. Ja vaata see, kui me räägime sellest psühholoogist turvalisust, siis paarisuhetes me ju räägime sellest samast asjast, et esimene küsimus on, et kas mul on turvaline siin pakkida lahti oma seljakott. Ja mulle väga meeldib, ma oma raamatus ka kirjutan, et leia endale keegi, kes armastab sind nii palju, et aitab sinu enda seljakoti lahti pakkida. Ja see on nii tähtis, et esiteks ma tahan enda seljakoti lahti pakkida. Ma julgen seda lahti laotada ja siis on keegi, kes ei hakka mulle seda ette heitma, et minu seljakoti sisu on selline. Vaid ta tegelikult julgeb seda turvalisust hoida seal. Ja siis ta hakkab enda seljakoti lahti pakkimist. Kujutad ette, kui meil on see olukord, kus mina pakin oma seljakoti lahti, usaldan, toon nähtavale, aga teine ütleb, et ei minul ei ole see seljakotis ühtegi asja kaasas, et mul ei ole ei sinki, millest me Kristinaga siin rääkisime, ega ei ole mingit muid asju, et minul ei ole mingit seljakoti kaasas, et küll on hea, et me saime sinu seljakoti lahti pakkida, et nüüd me näeme sinu hädas olemist, sinu düsfunktsionaalsust, nüüd on kõik nähtud, nüüd me oleme siis korras. Ja, vaadake teised ka. Jah, et kas see on turvaline? Ei ole. Ja see on minu jaoks turvalisuse moment, et kui juhid, ja ma siinkohal panen palju rõhku juhtidele, et juht, kes on kontaktis endaga, julgeb natukenegi enda raudrüüd avada ja ennast inimesena, ehedana näidata, esitab kutse oma meeskonnale teha seda sama. Kui juht seda ei näita, siis kutset ei teki ja kui kutset ei ole, siis peab ikka päris julge inimene olema, et hakata rääkima oma seljakotist ja oma haavatavusest ja öelda, ma ei oska või ma kardan. Ja mida hiljem sa seda tegema hakkad, seda raskem see on. Jah, et mulle tundub, et seal on ka see koht, et see ei ole ju, et see turvalisus on nii tähtis komponent. Me tajume ära selle koha, sa nii hästi kirjeldasid seda seljakoti lahti pakkimist, et kui teine pool teeb selle sammu, mis tekitab sinus meeletult tänulikkust või usaldust, siis sa oled mingil põhjusel paljastanud, et sa oled hädas ja tuletab käe. Et neid momente võib olla igas värvis ja mahlas või situatsioonis, aga inimesena tajume selle ära, kui see juhtub. Ja selle nimel tasub juba elada. Ja, mulle tundub ka, et see on tegelikult nii suur... Ta on hirmuleevendi, ta lubab elada, sa ei enam... Võt seal mina kasutan seda sõna alandlikkus. . Mina muutun hästi alandlikuks sellega, et
no nii nagu Mari Jürjens laulab, Mhm. ole mu vastu hea, kui ma olen oma pea, sinu sülle oma pea panen, on ju, ole mu vastu hea. Ja ma arvan, et see on selles mõttes, see mõte on ju väga selge, et kui ma olen usaldanud ennast sinuga suhtesse, siis ole mu vastu hea. Kui ma julgen avada oma hirmu pooled, kui ma julgen avada vaadata oma selja taha varjusid, kui ma teen neid väikseid arglikke samme endaga tuttavaks saada ja sulle näidata ennast päriselt ilma maskita, ole mu vastu hea. Ja kui sa sinna haava peale laksu saad, Jah. siis ei taha enam jah. Ja siis ongi see väga, siis me olemegi selles kohas, kus ma palju ja näen ka organisatsioonides ja sina ka meeskondadega teed ju väga ägedaid praktilisi koolitusi, kus inimesed ei julge tulla nähtavale iseenda. Nad vaatavad, mis on õige käitumise viis ja proovivad sobituda, et ma sobitun sellesse mudelisse, sest nii on turvaline. Nii keegi ei saa teada, nii ma ei tule nähtavale, nii ma ei saa haiget. Ja vaata, mis sellega juhtub, on see hirm tuleviku valu ees on nii suur, see võimaldab päriselt ehedalt kuuluda. Või varasemad kogemused, valulikud kogemused. Jah, aga see annabki meile selle veendumuse, et kui ma nii teen, siis ma olen varem kogenud nii ja ma ei taha seda uuesti kogeda tulevikus, kui ma seda teeksin, siis ma kogeksin uuesti. Ehk et ma valin seda mitte teha. Ja kui mingitel hetkedel sa saadki sellega pihta, et sa teed oma selle raudrüül lahti, kasutades enda sõnavara ja sinna tuleb pistoda, et see ei, hästi lihtne oleks nagu saada vihaseks ja panna õlm kinni, aga tunda kaasa talle, miks ta endale läbi minu seda teeb. Et ta vist ei saa aru või et ja ma ei tea, kuidas sinul on, aga ma ei tea, mind hästi viimasel ajal mulle meeldib kuidagi tuletada endale meelde, et suletud südamega pole võimalik armastada. Ma nägin mingite sotsmeedias, ma liiga palju sotsmeediat ei jälgi ega scrolli, pole aega lihtsalt, elu on nii põnev kogu aeg või siis kohustusi on palju, neid tahaks vähendada muidugi. Pean õppima ka stressiga toime tulema, aga sain siukse piltmiimi või ma ei tea, kas ta miim või siuke 2 tulpa, oli last ja oli laav, siis oli need märksõnad ja jälle samamoodi nagu see emotsionaalne turvalisus on ju, et mingi klikk käis ära, et et me kasutame sõnu või teinekord pillume neid valimatult ja teistega rääkides tuleb tihti välja see, et me võime samast sõnast rääkida, aga me tajume seda sõna täiesti erinevalt ja päris palju siukseid möödarääkimisi tulebki sellest, et aga mida sa siis selle nagu sõna all mõtled, et seal oli lahedad visuaalsed märksõnadega lahti kirjeldatud, missugused on siis armastuse siuksed omadused või märkamised, mis on siis nagu see iha või kire väljenduslikud viisid ja see minu jaoks klikkis mingi asja ära, nüüd ma tahaks jälle maailma kogeda ja saada aru, et kumbasse see või teine käitumisviis nagu kukub. Kuidas sinu endaga on? Et hakkame vaikselt kokku pakkima, et mis on sinu jaoks need armastuse märgid? Mis on sinu jaoks oluline, kui me räägime, mulle hästi meeldis see, kus sa ütled, et meil ei ole vaja stereotüüpe ja meil ei ole vaja rääkida nii palju meestest ja naistest ja meil on vaja rääkida sellest ühisosast. Ja sellest, kuidas me tunneme tundeid ja oleme avatud ja vajame, et me oleksime olulised ja märgatud. Mõistmist, eks ole. Ja siis tuleb ka see emotsionaalne või psühholoogiline turvatunne. Mis on need märgid, kui sa ütled, et seal on seda armastust ja seal on see armastuse, hoolimise komponendid olemas. Kuidas sa koged seda? Ma ütlen, kus need hakkavad inimsilma, on need hetked, kus sa saad raskustega pihta. Et kas see on nüüd väljaspoolt tulnud raskus, millega sa pead nüüd koos toime tulema või siis enda tekitatud. Et rääkides siin uhkustundest, et kui me Niiuga käisime Poolas kõrgtatardes mägedes, 0 mägironemiskogemusega, aga puhtalt naiivse teadmatusega minna 20-kilomeetrisele mägirajale, mille haripunkt on ketid ilma turvavalustuseta ja sa teed selle ära ja sa oled nagu
noh, vist pole midagi, mis tuleks meie vahele, mis oleks nagu raskem ületada, kui see füüsiline mägi seal oli. Et kuniks meie vahel on see ma ei saa, noh, üht tunnet on nii raske nagu ühe sõnaga kirjeldada, et see seljataguse tunne või see õlatunne, et mu kõige tugevamad sõprussuhted on need, mis me võime 5 aastat mitte näha. Aga kui me kohtume, siis ma näen su silmis nagu meeleolukat tänulikkust taaskohtumise ees, et me saaksime soojalt jätkata seal, kus me eelmine kord pooleli jäime. Et see, mis vahepeal sinus või maailmas on toimunud, ei ole midagi muutnud minu ja sinu vahel. Et me saame ise teineteise vahele hakata taakasi lööma. Aga kui meie ei luba sellel juhtuda, siis ei saa seda keegi teha. Et sa räägid ka oma toredasti neiuga, see kogemus, mis sul oli sellel mägironimisel. Et ma tean, et sa seisad mu selja taga, et sa hoolitsed mu selja taguse eest, et see on turvaline. Et see on kõige usaldus. raskemal hetkel me ei hakka ette heitma, et sinu pärast me oleme siin raskus kohas, vaid me oleme siin koos. Et see koos teineteise toetamine, teineteise seljataguse eest hoolitsemine on see teadmine, mis ütleb, et me tuleme läbi kõigest. Ja see veendumus, see on ka midagi, mis minu jaoks on hästi oluline. Et kui ma olen kogenud, mul on see usaldus ja veendumus, et me peame vastu. Ja kui mingi aja vältel see veendumus saab taaskord sarnast kinnitust, siis see tugevdab seda. Absoluutselt. Tead, mul on sulle üks natuke veider küsimus. Me Kristina Herodesega rääkisime siin põnevalt ja tuli selline, kuidas ma siis ütlen, ta tuli välja sellise asjaga, nagu on meeste pidamise käsiraamat. Ja kuna sina oled minu esimene meeskülaline ja ma küll vaidlesin ka, mõtlesin, et no meil on ikkagi kõigi pidamine, aga ma ei saa jätta kasutamata võimalust küsida su käest ühel normaalsel mehel. Milline soovitus on anda teistele nii-öelda normaalsetele meestele? Ma loodan, et me normaalsust oleme siin juba kummutanud küll. Et milline on see naise pidamise käsiraamat? Et naine oleks hästi hoitud, hoolitsetud, armastatud ja nii edasi. Mis su soovitused oleks? No ma kujutan ette, et normaalne mees annaks normaalse vastuse ka sellele. Et ütleks, tee nii, siis tee nii, seal selles situatsioonis ole nii. Et nagu ka iga hea suhtlusolukord on unikaalne, siis üks hea naise pidamine on ka üsna unikaalne märkamiste rada. Et võib-olla üks soovitus on see, et võib-olla igale emotsionaalsele impulsile ei pea jõuga peale lendama. Et leida ka selleks õige aeg ja koht, kus asjad, mis tunduvad segased või häirivad, et sa saad neid kahtepidi avada. Kristina rääkis meeste pidamise puhul see, et oluline on, et oleks söönud, et ta oleks puhanud, et ta oleks saanud sporti teha, et ta oleks kõik oma vajadused ära, et siis on ta alati rõõmus ja siis temaga saab rääkida. Pead sina ka seda kuidagi oluliseks? Ei, ma lihtsalt nii kujutasin ette, et kus sa mingi, pead meest niimoodi, et sa mingi teed talle putru ja siis küsid, et kas kõht on nüüd täis ja kas nüüd saame rääkida ja siuke popu-ropu on. Et ma ei tea, ma võib-olla zoomin välja, et kui sa tunned, et sa oled hoolitud, mis iganes viisil see siis väljendub. Ma lihtsalt sellepärast, et ma teen meie peres ise süüa, ma olen see peakokk ja mulle meeldib ka see, et kui nüüd mu neiu hakkaks jõuga mulle toitu tegema, sest arvab, et see on parim viis näidata, kuidas ta must hoolib on ja siis ma ei saaks aru nagu miks. Siis sa tead, et ta on kuulanud Lilian Saage podcasti ja võtnud osa sellest, et ta tahab väga hoolsalt pidada lugu sellest, mida talle soovitati. Ilma minu käest küsimata, mis mulle meeldib. Just. Mis on see klassikaline näide, mis juhtub, eks ole? Aga ma saan aru, et siis hea tava on siin, et hoolitse sellest, et emotsionaalne lähedus oleks olemas. Et oleks kuuldud ja nähtud.
me võime Ja- sinna peale istutada igasuguseid tee seda ära, tee seda Jah. näiteid. Aga ma arvan, see vundament, klots on see, Ja. et ta oleks emotsionaalselt hoitud, see on hästi öeldud. Kas mina võin ühe soovituse anda? Jaa, anna palun. Naisena. Üks hea naisepidamise käsiraamatu üks punktidest võiks olla vaatama naist imetlema armastava silmaga ja võtta selleks aega. Mhm. Ja ma olen täiesti veendunud, et naised sulavad sellega. Ja. Aitäh sulle selle eest. Nii et jaa. Aitäh sulle, Toivo, selle põneva vestluse eest. Kas on midagi, mida sa pead vajalikuks, kui me räägime, et me oleme aktivistid? Kas on midagi, mida sa siin aktivistina punasel diivanil tahad öelda, et seda oleks vaja teha või öelda? Tead, ma ei teagi, ma olen nii tundeid täis pärast seda vestlust, et tahaks edasi mühistada. Jaa. Mina igal tänan sind siis selle tundeid täis vestluse eest, et sa võtsid tulla. Ainult minu rõõm, et sa kutsusid, et mulle väljakutsed meeldivad, ma võtan seda väljakutset, et rääkida kaamera silma ees nii avatult ja siiralt ja ausalt, kui ma vähegi suudan. Ja see oli erakordselt äge kogeda seda tunnete palletti ja seda mõttemaailma. Ja kui lihtne või kerge siis on olla ikkagi kontaktis iseendaga ja vastutada siis iseenda valikute ja heade otsuste eest. Just. Aitäh sulle selle eest. No nii, tänane osa Toivoga on läbi. Te kuulasite Lilian Saage podcasti ja usun, et leiad iseenda jaoks ka midagi väga olulist siin, kuidas kontakti säilitada endaga. Ja võib-olla ka seda, et mis on see tähendusrikas elu, mida sa täna elad ja kuidas on uhkus sinuga kaasas. Kas uhke tähendab olla enda sees või uhke tähendab olla teistest parem? Vaata seda. Nii et tervitan sind siit ja taas kohtumiseni juba 2 nädala pärast.